tulin tagasi linna, et jagada oma linnasõpradega seda, mida ma meie metsas nägin. Ma nägin meie riigis laastavat metsamajandamist. See on laastav. Sealt maha jäävad sügavad vaavad, mis on vett täis, see loodus on pahupidi keeratud, ükski loom seal ega taim ega lind enam nagu praegu habiteerida ei saa, et neil läheb nüüd aega ennem, kui see üldse taastub. Aga nii kauaks, kui see metsatükk taastub, peab olema kõrval olev metsatükk. Nüüd on ka seda reeglit hakatud eirama, et vanasti oli nagu piirang, et üle seal 1 hektari ei tohi korraga ühe platsi pealt võtta. Nüüd pannakse julmalt 5 ja 10 hektarit, tehakse sellised suured lagealad, mis toovad tuule ja võtavad järjest tuulemurruga järgmised metsad maha. Vaata, Asse, mul tuleb meelde, kuidas me sinuga tuttavaks saime. Tegelikult see idee kerkis Eesti selliste Tallinna ärimeeste peas juba mitu aastat tagasi. Kui me istusime ühe laua taga maha ja mõtlesime, mis me saame teha, et seda loodust säilitada sellisena, nagu ta on. Väga hea näide on Island näiteks. Kunagi omal ajal viikingid läksid sinna sisse ja hakkasid metsa küttuma lihtsalt. Ehitasid omal onne ja kütsid ja tegid puid ja muudkui võtsid maha. Nii kaua see kestis vist neil 200 aastat, kui oli plats puhas. Ja siis avastati, et Islandil ei kasvagi niisama lihtsalt mets. Et seal midagi istutada, see võtab sajandeid, et seal üldse mingisugune puu üles kasvaks. Kujutad ette, nad sattusid sellisesse ämbrisse, et nüüd nad on 100 aastat üritanud seda metsa taastada. Ja nad on suutnud katta vist 2% kogu oma saare pinnast metsaga. Ja seda nii tohutu pingutusega. Ja nende näide on praegu selline, mis peaks olema meile hoiatus. Kui ma käin näiteks Saaremaal ja vaatan, kuidas Saaremaal võetakse metsi maha, siis seal on samamoodi, see on saare kliima. Seal, kui ma lähen Saaremaal ja vaatan 60 aastast männimetsa, siis see pilt on umbes sama nagu 20-aastane männimets Lõuna-Eestis. Ehk et seal see kasvutempo on niivõrd teistsugune, et me ei tohiks ühtegi puud seal maha võtta. Et kui me Lõuna-Eestis seda teeme, siis mehed ütlevad, näed, 2 aasta pärast on siin üle pea võsa. Aga mine vaata neid raielanke, mis on mitmeaastased juba kuskil RMK poolt maha võetud Saaremaal või ka siin Harjumaal, rannikul. Seal on alles võsukesed, seal ei tule mitte midagi asemel. Kujutad ette, et kui meile räägitakse, et mis see on, et mets kasvab kohe tagasi ja kohe kõik linnud ootavad praegu ja kohe tulevad siia kõik tagasi, siis see nii lihtsalt looduses ei käi. Kui me viime looduse tasakaalust välja, siis me tekitame ka jälle lumepalli efekti, et need asjad eskaleeruvad veel tugevamalt ja siis me on seda palju raskem peatada või siis hoopis raskem seda taastada. On palju projekte selliseid CO2 selle trendiga ka tuli välja palju selliseid, mis isegi krüptorahaga on seotud, et istutud ühe puu ja siis puu taga on siis mingisugune kas krüptovara või token luuakse. Aga see kõik on jällegi motiveerib nagu, või see ei kaitse vanumetsi, see aitab küll uusi luua, kiiresti võib-olla muimendab, aga palju olulisem on kaitsta just vanukooslus ja vanumetsi. Lähme Lätti puid istutama. Põhimõtteliselt seda on Läti piiri kõrval, praegu siin on Valga. Mis puid me istutame siis? Mänd. Mände? See on sulle väike. Ja kui palju päevas istutab? Mina istutasin nüüd viimane kord 1900. Ilmselt 1900. Puude istutamine on puhtalt metsa kasvatamine tööstuses. Poliitiliselt korrektselt saab nii metsast metsamaa ja seda arvestatakse kenasti statistikas nagu loodusressurssi. Metsa istutamine on lobitöö. See on selline ilus jutt. Olen ise käinud istutamas ja suhelnud inimestega, kes seda teevad ning nägin, et see on muinasjutt. Tihtipeale on see ebaefektiivne, kohati isegi mõttetu töö. Need on siin tegelikult kaevatud kaevikud. Metsamehed, kes võtavad metsa maha, teevad kohe kaevikud valmis. Siin on kohe sinna suunaga laskepositsioon. Siia mahub üks mees sisse
saab kohe oma relvaga võtta omale kaevikusse asendi sisse. Ja kui mõni mees surma saab, siis keeratakse talle nätas peale ja ongi ühisaud valmis. Et selliseid kalmistuid rajatakse meile metsade asemel. Ma nägin oma silmadega, et RMK annab istutajatele välja ligi 5% jagu rohkem istikuid, kui tegelikult istutatakse. Päris elus kirjutatakse ülejääk korstnasse, sest reaalselt ei mahu taimed lankidele ära. Ja siis algab kultuurihooldus, mille käigus lõigatakse ära teised puud, sest nii on ette nähtud. Tegelikult see halvab loodusliku arengu. Võetakse maa lehtpuud, et mänd saaks kasvada, pidurdades sellega õige metsa taastumist. Aga nendest istutatud mändidest jõuavad täiskasvanu ikka ainult 10%.